Teate, mis videod on tagasi vä? Kulude ja tulude videod. Mulle on nii paljud kirjutanud privaatselt, et kuhu on kadunud kulude ja tulude videod ja ma ütlen ausalt, et elu läks nii kiireks, et ma 4 kuud ei jälginudki oma kulusid ja tulusid. Ja ma ütlen ausalt, iga kord, kui ma oma panga äppi lahti tegin, ma olin täiesti šokeeritud sellest numbrist, sellepärast, et ma jälle ei saanud aru, kuhu mu raha läheb. Mul ei olnud mitte mingit ülevaadet. We are back. Nii et ma olen alates maikuust jälle oma kulusid ja tulusid jälginud ja see ei tähenda, et ma kulutaks vähem või ei ostaks mingeid asju, vaid lihtsalt mul on ülevaade, kuhu see raha läheb ja ma ei pea iga kord kukalt kratsima, et oh my god, nagu keegi varastab mult raha. Ei. See on kõik mina. See on kõik mina, Piiks, Apple Pay ja nii edasi. Kerime aega tagasi, vaatame juuni, kulusid ja tulusid. Kokku sissetulekud olid siis 2821 eurot ja 34 senti. Elamiskuludele läks ainult 360 eurot, mis on minu korteri üür, sellepärast et ma saan kommunaalarveid mingi 2 kuu kaupa tagantjärgi siis, kui üüriomanik neid saadab, nii et see kuu ei pidanud kommunaale maksma. Kokku erinevate arvete peale, telekas, telefon, Netflix, Spotify, kõik sellised asjad olid 117 eurot ja 37 senti. Nüüd kulude-tulude tabel on natukene muutunud, sest ma ostsin endale autoliisingusse, nii et nüüd on ka iga kuu autoliisingu makse, mis on siis 450 eurot ja 77 senti. Minu kallim kui mu üür. Toidu peale läks 200 eurot ja 5 senti. Sotsiaalsetele kuludele, mis on siis kinos käimised, mingisugused majutused, Airbnb-d, kui me lähme kuskile nädalavahetust veetma, mida iganes, kõik sellised asjad, oli 193 eurot ja 32 senti. Kingituste peale. Ma tegin kingitused, olid mul ennem sotsiaalsete kulude all, sest ma lähen sotsiaalselt sünnipäevale, aga kuna neid sünnipäevasid on nii palju, siis need sotsiaalsed kulud lähevad nii kõrgeks, ehk ma panin need eraldi. Seega kokku kingituste peale läks 301 eurot. Uus kategooria Eats and Drinks. See on siis, kui ma käin väljas söömas joomas, pidudel, mida ei juhtu eriti tihti, aga juunis, kuna me käisime Tartus seda lõpetamist tähistamas, siis seal läks päris suur ports juba raha. Nii et väljas söömine joomine 250 eurot ja 13 senti. Kokku kütuse peale läks 178 eurot ja 33 senti. Iluteenused, mis siis on pulmud, lash lift, ma käisin vist juuksuris ka, kui ma õieti mäletan, läks kokku 150 eurot. Shoppamise peale tellisin vist Sheini ja äkki käisin Ikäes või midagi sellist, oli 214 eurot ja 55 senti. Ma avasin ka siis endale pensioni 3. samba tulevas ja sinna mul on igakuine nii-öelda see automaatmakse 70 eurot, nii et pensionifondi läks 70 eurot. Trennide peale, mis on siis jõusaal ja padel, läks 49 eurot ja 80 senti. Tervisekulud, mis on siis apteegis mingisugused omega-3 ja magneesiumid ja siuksed asjad, läksid kokku 24 eurot ja 18 senti. Nii et kokku juunis jäi ainult palgast üle 261 eurot ja 84 senti. Kes vanu kulusid ja tulusid mäletab, siis mul jäi palgast kergesti 1200 eurot üle. See oli nagu selles mõttes väga-väga paha kuu. Ma olen iga aasta arvestanud sellega, et suvi on meeletult kulutuste rohke. Mul on iga nädalavahetus väljasõidud kuskile, üritused, sünnipäevad, bookitud erinevatesse Eesti otsadesse, igasugused majutused, et kõik see maksab. Sinna sõitmine maksab, tanklas käimine, söömine, joomine maksab, elu tuleb nautida ka ja kõik ei ole rahas kinni. Vaatame, kuidas siis juulis läheb. Okei, bye!